meie häid partnereid, Riigikogu riigikaitsekomisjoni, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kaitseliitu, NATO peakorterit ja Konrad Adenaueri fondi. Tänase ürituse lõpus loosime välja ka ühe vahva mängu. Tegemist on Eesti NATO ühingu loomekonkurssi võitnud mänguga Natonia. Saate panna oma teadmised kõik siin proovile. Ja mul on hea meel ka teatada, et nüüdseks on valminud elektrooniline versioon ka mängust natonia.ee ja ka natonia.com. Nii et ma arvan, me oleme teinud midagi erakordset. See mäng on kättesaadav 3 keeles, eesti, inglise ja vene keeles, nii et head mängimist. Nüüd ma sooviksin teha mõned korralduslikud täpsustused. Et konverentsi töökeeleks on meil eesti keel, sünkroontõlge on vene keelde. Meil on üks ettekanne ka inglise keeles, aga samal ajal on ka tõlge olemas. Ja tänasest konverentsist on siis otseülekanded nii Riigikogu kodulehel, Postimehe arvamusportaalis ja ka Russ Postimehes. Ja kellel ei õnnestu täna terve päeva meiega koos olla, siis hiljem on ka konverents järele vaadatav Eesti NATO ühingu YouTube'is. Ja olgem ka aktiivsed Twitteris, #minupanus2017. Järgnevalt mul on hea meel anda sõna edasi meie siseministrile Andres Anveltile. Palun. Aitäh, Krista. Head konverentsist osavõtjad, head külalised väljamaalt. Elanikkonnakaitse on tegelikult ju ainult esmapilgul üks võib-olla väike osa kogu laiapõhjalisest riigikaitsest, valmistuseks kriisideks. Kui me hakkame aga minema süviti, siis me märkame seda, et ta on suuresti kõige aluseks, sest elanikkonna teadlikkus, oskused, omavaheline koostöö, kogukond, omavalitsus, riik, riigiasutused, see kõik kokku ju baseerubki ju elanikel. Elanike tahtel, mitte ainult vastu hakata, aga vastu pidada. Maailm muutub. Kui veel mõned aastad tagasi, kui ka elanikkonnakaitse rakkerühm oma tegevust alustas ja õnnistuse sai, siis kindlasti me rääkisime rohkem, me räägime ka tänagi, aga siis oli ajendiks sõjalised kriisid meie ümber. Kindlasti sinna juurde ka looduskatastroofid, mis viimasel ajal tunduvad olema aina tihedad. Kas see nii on, see jäägu kliimateadlaste teada, kuigi kindlasti kliimamuutused ju maakera mõjutavad ja mõjutavad kindlasti väga paljud tegurid, mis on ka inimestega seotud, alates siis oskusest toime tulla kuni rändekriisini. Aga vahepeal oleme me ju tegelikult täheldanud seda, et meie ümber aina lähemal toimuvad ju palju ohtlikumad või ettearvatamad kriisid, kui me siiani võib-olla oleme arvanud ja osanud millega elada. Kas või see sama asi, mis ju möödunud pühapäeval Las Vegases toimus, kus 58 inimest täitsa ootamatult hukkus ja üle 500 inimese sai raskelt vigastada. Me ei tea motiivi, me ei tea midagi täpsemalt, mis on seotud selle kallaletungijaga. Aga me teame seda, et kui oleks muidugi paha sõna, paremini oskus ette planeerida, võib-olla oleks mõne inimelu saanud päästa. Kui oleks mõelnud väljapääsude parema korraldamise peale ja selle peale, mis võib juhtuda siis, kui toimub midagi ettearvamatut.
Neid sündmusi me näeme ju tegelikult enda ümber ju viimasel ajal aina rohkem ja rohkem ja väga lähedal, olgu see siis Stockholm, Turu linn, olgu see siis Berliin, Pariis. Inimesed on hukka saanud Prantsusmaal, Nitsas ja paljude, rääkimata Barcelonast muidugi, mis alles hiljuti ju vapustas meie Euroopa kogukonda. Need on kõik ju tegelikult kriisid. Need on kriisid, mis tekitavad inimestes hirmusid ja panevad mõtlema, kas me oleme ka nendeks igapäevaselt valmis. Kui palju me räägime omastega, kuidas käituda sellistes olukordades. Palju meie hulgas on üldse inimesi, kes oskavad rääkida omastega ja lähedastega, sõprade, tuttavatega, kuidas käituda sellistes olukordades, kui meid tabab ootamatu rünnak. Jällegi, see rünnak võib olla looduse tekitatud, kuid looduse tekitatud rünnakuid tänapäeval teadlased mingil määral oskavad ette arvata, ette hoiatada. Mis puudutab näiteks neid Ameerika orkaane, siis oli teada, et nad tulevad. Aga kui hullunud terrorist, äärmuslane sõidab veoautoga rahva sekka, siis ju nähakse seda mõni sekund varem heal juhul. Ja siin on oluline roll kindlasti riigi kõrval, kes peab võtma tarvitusele kõik abinõud, mis ühel riigil on võimalik võtta, alates seadusandlusest, politsei, pääste tegevusest, sellest, kuidas harjutatakse sellistes olukordadeks, mida muidugi on mustmiljon, harjutada saab suuresti neid stsenaariumid, mis kahjuks kuskil toimunud on. Ja mul on hea meel siin juures öeldagi, et näiteks Siseministeeriumi valitsemisala asutused teevad seda, õpivad võõrastest, kurbadest praktikatest ja mõtlevad läbi kõik need suuremad rahvaüritused. Ja ega meil on see aasta need eksamid olnud ka päris palju, alustades noorte tantsu- laulupeost ja lõpetades eesistumise turvamisega. Kõigi nende puhul muideks vaadataksegi neid negatiivseid ja koledaid juhtumeid, mis mujal maailmas toimunud on, ja vaadatakse läbi see ruum, mis meie ümber on, kuidas seal korraldada. Nii et riigil on selge eestvedav roll, selles ei ole kahtlustki. Aga terror, kurjategija tabab ju eelkõige ja otsib oma eesmärgina eelkõige inimest. Ja otsibki selliseid võimalusi, kus riigi sekkumine, kiire sekkumine võib-olla ei ole võimalik või siis jääb ajaliselt kaugemale ja tegeleda tuleb tagajärgedega. See on tema eesmärk suuresti kahjuks tänapäeva maailmas. Ja siin tulebki mõelda selle peale, mis on valmisolek. Jällegi ühtepidi me ju tegelikult pingutame selle nimel, et me inimesed oleksid paremini organiseerunud, et nad tunnetaksid ja teaksid, kuidas käituda, kuidas aidata ennast, kuidas aidata lähedast naabrit. Ma julgen öelda, et meil tegelikult viimaste aastatega on ju tekkinud ikkagi vägagi märkimisväärne vabatahtlik kogukond, näiteks kui me räägime vabatahtlikest päästjatest, kelle roll on palju kaugem ja laiem kui ainult oodata väljakutset. Nad on ju tegelikult selle sama igapäeva turvalisuse kandjad või need abipolitseinikudki näiteks. Nende roll on ju väga selge, üks asi aidata riiklikke struktuure, kuid teine roll on ju kanda edasi neid sõnumeid ühiskonnas, kuidas iga inimene peaks oskama käituda. Ja siit me jõuamegi teise teemani, mida on näidanud ka mitmed uuringud tegelikult, et kahjuks kui väljastpoolt riiki, siis sellist vabatahtlikku organiseeritust on meil mõningad lülid, mis vajavad kindlasti väga tugevat kaasaitamist ja ülesturgutamist. Ma ei taha olla võib-olla liiga kriitiline, poliitik ju peab alati otsima sellist balansseeritud
pinnast, aga ma arvan, et väga palju on ära teha näiteks kohalikel omavalitsustel just kogukonna organiseerimisel. Kindlasti on riigiasutustel nagu näiteks ka Siseministeerium, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet oma roll mängida siin. Ja roll just selles, kuidas kohalik omavalitsus aidata suunata. Siin on heaks näiteks need turvalisuse nõukogud, mis aina rohkem saavad jalgu alla ja maakonnapõhiselt tegelevad ja aitavad kohalikke omavalitsusi. Kuid me ei saa unustada, seda, et kõige alus on teadlikkus. Ja teadlikkus tuleb läbi mille? Teadlikkus tuleb läbi harjutuste. Ma kujutan ette, näiteks NATO teadlikkus tuleb kindlasti selle sama Natonia mängu kaudu. See on nagu mäng. Harjutus on täpselt samuti mäng. Küsimus on stsenaariumi läbikirjutamises. See on üks asi, see on kohalik omavalitsus. Ma arvan, et haldusreform, mis teeb meid kindlasti tugevamaks, suuremaks, annab neile võimaluse mõelda ka sellele rohkem, et nad teaksid seda, palju nendel on võimalik inimesi majutada evakuatsiooni puhul, millised on nende varud selleks, et anda inimesele esimene sotsiaalne abi juhul, kui ta näiteks evakueeritakse kuhugi. Ja siis me jõuame tegelikult kõige olulisema, kuid suhteliselt veel nõrga lüli juurde. See on üksik indiviidi teadlikkus. Kuidas käituda ükskõik millise kriisi ajal. Tuleb see meilt, nagu öeldakse, taevast kaela, vihma, tormi, tuulena, mis Eestis on mitte väga harukordne nähtus, või jumal hoidku selle eest, kui see peaks tabama meid teise inimese või teiste inimeste käe läbi. Ja see kõik võib ju tabada mitte ainult Eestis, meid see võib tabada kuskil mujal ja nagu ma ütlesin, meie inimesi on see juba tabanud. Kuidas käituda sellises olukorras? Kuidas aidata ennast ja lähedasi? Alates sellest, millised oskused peavad olema, millised varud peavad olema. Mulle alati meeldib öelda seda, et kui ma olen koolides rääkimas käinud, et mis peaks olema kodus siis, kui peaks olema mingi looduskatastroof või mingi selline paha asi. No, lapsed üldjoontes teavad, et peaks olema telefon laetud, mille saab siis kiiresti tühjaks nutistada. Ja teine asi peaks olema vett. No on ka pakutud näiteks Coca-Colat, Zerot ja kõike muud. Ma olen alati öelnud, et see peab olema vesi ja see peab olema mullitav vesi. Muidu sa jäädki jooma seda. Aga lõpetuseks, mis ma tahan öelda? Väga tänuväärne on, et selliseid konverentse korraldatakse. Suured tänud Eesti NATO ühingule selle ettevõtmise eest, sest kõik need asjad, kõik sellised sõnumid ongi ju teadlikkuse tõstmine, inimestega suhtlemine, huvi äratamine. Huvi äratamine on kõige tähtsam. Ega me jääme kõik ju mingil määral oma elu jooksul ikkagi lasteks, et kui huvi ei ole, siis ei hakka õppima. Aga see huvi ei tohiks kindlasti rajaneda hirmul. See huvi peab rajanema teadlikkusel. Nii et ma soovin teile jõudu, soovin teile mõnusaid arutelusid, paneele. Ise ma pean kahjuks vabandama, tahaks küll osa võtta. Tutvusin teie paneelidega, sisud on vägagi põnevad, aga kahjuks on siseministril päevaplaan selline, et ma ei ole jõudnud vaadata, mis mul peale 2 on. Kella 2 niimoodi täpselt 5 minuti pealt, aga küll mul nõunikud sellest hoolitsevad, et mul igav ei hakka. Aitäh! Tere hommikust! Püüame siis seda huvi edasi hoida. Konverentsist avapaneeli on alati meeldib modereerida, kuna see lubab seada konverentsile teatud suuna. Ja täna on selleks eriti hea võimalus, kuna meil paneelis osalevad sellised teadjad inimesed nagu brigaadikindral Martin Herem, Kaitseministeeriumi poliitikaplaneerimise asekantsler Kristjan Prikk ja Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erki Koort. Nii et ootan paneeli lõpus teilt palju küsimusi paneelile.
Aga sellest lähtuvalt soovin käesolevas paneelis käsitleda järgmiseid teemasid. Mida siis Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisala näeb üldse kriisina, kuidas riigikaitse lai käsitlus peegeldub nende ministeeriumite valitsemisala planeerimises ja millised on need mehhanismid, mida üldistatult siis kavatsetakse kriiside puhul rakendada. Ja milline roll on riigil, kohalikel omavalitsustel, nagu juba mainitud, detailsemalt ja mida oodatakse üksikisikult, elanikkonnalt või siis kogukonnalt. Ja soovin samuti lõpetuseks, kui loodan, meil jääb aega, käsitleda kommunikatsiooniteemat nii selles mõttes, mis täna juba mainiti, elanikkonna informeerimise ja teadlikkuse tõstmise mõttes, aga ka sellise strateegilise kommunikatsiooni ja meediaruumi kujundamise mõttes. Kõigepealt definitsioonist. Sõnal kriis on väga mitmeid erinevaid tähendusi, pöördusin hädaolukorra seaduse poole ja sealne hädaolukorra definitsioon tundub pakkuvat sellist kasulikku ja üldistatud sõnastust. Nimelt defineeritakse hädaolukord kui sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidavuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus. Rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid. Mulle tundub, et selguse huvides võiksime täna sellest definitsioonist lähtuda ja samuti on näiliselt tehniline küsimus definitsioonist tegelikult ka indikatsioon sellest, kui sarnaselt me läheneme erinevates valdkondades tegevuste planeerimisel. Ja see omakorda muutub oluliseks, kui me räägime riigi võimest erinevatele olukordadele kiirelt reageerida. Sellest küsimus kõigepealt Kaitseministeeriumile, Kristjan, sinule. Kui tsiteerides siin paslikult Riigikogu poolt kinnitatud dokumenti Eesti julgeolekupoliitika alused, siis loeme, et Eesti julgeolekupoliitika põhineb avaral julgeolekukäsitlusel, mis hõlmab kõiki julgeolekut mõjutavaid suundmusi ja julgeoleku kindlustamiseks olulisi valdkondi. Eesti viib avara julgeolekukäsitluse ellu põhimõttel ühiskond kui tervik ja valitsus kui tervik. Ja samuti, et Eesti lähtub riigikaitse laiast käsitlusest, mis koondab sõjalised ja mittesõjalised võimed, tegevust ja ressursid nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist. Et kuidas suhestub hädaolukorra definitsioon ja riigikaitse valdkonnas sõjalise ohuvastane planeerimine või sõjaliste võimete arendamine? Aitäh, Elina! Ja aitäh kõigile, kes tänasel konverentsile on tulnud või kes seda mingisugust muud vahendid kaudu jälgivad. See konverents toimub vist juba 3. või 4. aastat ja ma arvan, et on alati olnud päris hea koht, kus väga erinevate taustadega inimesed tulevad riigi julgeolekut, inimeste turvalisust puudutavates küsimustes mitte ainult muret tundma, vaid ka mingisuguseid lahendusi ja huvitavaid mõtteid välja käima. Nüüd minnes eelmine küsimuse juurde sellest, kuidas hädaolukorra siis definitsioon või hädaolukorra seadus mõnes mõttes tervikuna ja siis riigi sõjaline kaitse nagu omavahel suhestuvad, siis ma ütlen algatuseks seda, et ma olen ühest küljest olnud pikalt sellisel arvamusel, et me oleme riigis nagu ilma asjata hoidnud kunstlikult 2 erinevat maailma, et me räägime hädaolukordadest, mis siis on just sellise definitsiooni järgi, nagu Elina siin luges, ja siis nende valmistumine, nendele reageerimine käib hädaolukorra seaduse alusel, ja siis me räägime
nii-öelda riigi territoriaalset terviklikkust ja iseseisvust ähvardavatest tinglikult võttes sõjalistest ohtudest, mille jaoks ettevalmistamine ja reageerimine käib riigikaitse seaduse alusel. Ja on nagu mõnes mõttes sisse ehitatud mingid riskid, sellised, kus nii-öelda ühte rada liiga kitsalt vaadates või nii-öelda ühte seadust liiga nii-öelda dogmaatiliselt võib-olla tõlgendades on oht, et jääb nägemata see suur pilt. Suur pilt võiks siis olla see, et tegelikult kui me proovime analüüsida võimalikke siis just eriti kõrge intensiivsusega kriise, mis võivad ühel hetkel meie riigi julgeolekut iseseisvust ähvardada, siis täiesti kindlasti on nende kriiside osaks ka mingisugused juhtumid, mingisugused probleemid, mis tegelikult on nagu tõlgendatavad, kitsalt võetavalt tõlgendatavad ka hädaolukorrana. Nii, aga ingliskeelsetes riikides on mingisugune selline ütlus, et kui elu annab sulle sidruni, siis tee sellest limonaadi. Et see on lemon ja lemonade sõnamäng. Et ma arvan, et täna ei ole see koht, kus arutada, kuidas äkki võiks olla kuidagi teistmoodi õiguskeskkond sätitud, et tegelikult ma arvan, et me oleme ka selles õiguskeskkonnas viimaste aastatega väga palju paremaks läinud ja ma lihtsalt leian seda, et me oleme nende samade erinevate seaduste alusel toimivad nii-öelda valmidus planeerimist ja reageerimise planeerimist oluliselt lähendanud lihtsalt läbi selle, et me oleme ühtlustanud ohtude riskide hindamise protsesse. Me oleme viinud sisuliselt ühele alusele nii olulise osa võimeplaneerimisprotsessist kui olulise osa ka nii-öelda operatiivplaneerimise või siis juba konkreetsetele sündmustele või sündmuste jadadele reageerimise planeerimisest. Ehk me oleme tegelikult juba oma ja loomulikult ka sellel jätkuvad tegevused, ehk kui me räägime õppustest, nii nii-öelda kõrgema taseme lauaõppustest kui ka tegelikult sellest, mis toimub nii-öelda põllu peal, siis me oleme väga suures ulatuses püüdnud integreerida neid nii-öelda maailmasid. Et tegelikult kas või Vabariigi Valitsuse tasandil viimastel aastatel läbi mängitud õppustel ei ole kunagi need stsenaariumid sellised, mis oleksid nagu üheülbased või sisaldaksid ainult mingisuguseid sündmusi, mis oleks tõlgendatavad hädaolukorrana, samamoodi ei ole need kuidagi ainult selle nii-öelda sõjalise kaitse nurka mängitud. Ehk stsenaariumid on tihedalt läbi põimitud ja sellega me olemegi endale nagu tekitanud olukorra, kus me tegelikult hoiame sama laua taga erinevate ministeeriumite inimesi hoides, panemegi neid tajuma neid valusid ja võimalusi, mis on seotud ka teiste ministeeriumite valitsemisaladega. Veel ühe asja siia ütleksin küll, et nüüd mis puutub näiteks nii-öelda ressursside ja ilusama nii-öelda võimete planeerimist, pikaajalist planeerimist, siis siin on küll see põhimõte, et näiteks Kaitseministeeriumi valitsemisala, kes on kutsutud ja seatud ja vastutama pandud sõjalise kaitse valdkonna nii-öelda korraldamise eest, siis see võimete planeerimine just nimelt keskendub nendele sõjalise kaitse vajadustele. Selleks, et kui midagi läheb tõeliselt nihu, siis meil oleksid olemas just need inimesed, see koolitus, see tehnika, mis on vaja just nimelt nende sõjaliste ohtudega tegelemiseks. Öelnud seda, peame loomulikult mõelma seda, et märkimisväärne osa sellest tehnikast, nendest inimestest
on ju mingisuguse kergema olukorra puhul ka universaalsemalt kasutatavad. Ja see ongi olnud ka viimaste aastate suund, et sellist ringi vaatamist, mida saab üksteise toetuseks teha siis, kui ei ole see kõige hullem olukord veel käes. See on tegelikult päris tõsiselt käinud ja minu arust päris edukalt, aga siin on kas või kindral Herem, kes sellistest asjadest hakkab palju paremini rääkida, nii et ma siin lõpetan. Jah, Martin, palun. No ei tea jah, kas ma kindlasti paremini oskan rääkida. Minu probleem kõigepealt on see, et kuigi ma seadusi järgin, siis kõigi selliste teemade juures mulle ei meeldi neid seadusi üldse lugeda sel hetkel. Põhimõtteliselt näen mina neid asju esmapilgul või kõigepealt teistmoodi. Kõigepealt on mingisugune hädaolukord või kriis, siis on olemas võimalused neid lahendada ja siis tuleb hakata lahendama. Mis tihtipeale juhtub, on see, et öeldakse, et seadus ei võimalda. Seadus ei luba seda teha. Ja tihtipeale tegelikult seadus ei luba ega keela, aga igaks juhuks öeldakse, aga seaduses pole see kirjas. Ja mida ma olen näinud hästi palju kogu riigisüsteemis, on see, et oodatakse, et seadus hakkaks lahendama midagi. Seadus pakuks välja mingisuguse lahenduse. Tegelikult seadus peaks panema vastutuse ja lahendus peaks tulema inimestelt. Nüüd minu kogemuse põhjal tõesti ütlen ma, et selleks laiapindseks riigikaitseks ja selleks, et me riigi institutsioonidena, aga ka üldse ühiskonnana saaksime aru, kuidas pidi nende kriiside reguleerimine käib, on ta siis väga sõjaline, mitte sõjaline, me peaks suure hurraaga ja suure õhinaga koostama hädaolukorrade lahendamise plaane ja tegema seda regionaalsel tasandil. Sest see ongi, nagu minister ütles siin, üks suur õppus, seminar, harjutamine ja see annab meile aru saama sellest, millised on erinevate organisatsioonide kultuur, terminoloogia, millised on ressursid ja lõpuks, millised isikud seal sel hetkel seda juhivad. Et see on kindla peale üks tee, mida mööda minna. Ja lõpetuseks nii palju, et veel kord, ma tegelikult ei näe väga suurt erinevust metsatulekahjul ja Venemaa agressioonil. Et põhimõtteliselt nende, kuidas ma ütlen, see koostöö seal annab kõik ette valmistada nende samade plaanide alustel, ühisplaanide alustel. Iseasi, kes reguleerib ühe või teise kriisi või juhib ühe või teise kriisi lahendamist. Aitäh! Siis pall Siseministeeriumi haldusalale, et kuidas teie näete ja kuidas teie oma valmistumisel hädaolukordadeks tegelikult arvestada siis seda, mida teeb Kaitseministeerium ja Kaitsevägi sellise kõige tõsisema või sellise kõige suurema ohuga stsenaariumi jaoks valmistumisel. Tere hommikust kõigile, kellele ma seda veel öelnud ei ole, et tõsiselt hea meel on siin olla ja anda Siseministeeriumi poolset vaadet sellele asjale, et tegelikult ei ole mitte mingit vahet, millise seaduse või õigusakti alusel sa toimid, sest ega see kriisi tegelikult ei huvita. See lahendus, kuidas selleni jõuda, on oluline, et seadus annab alati teatud raamistiku, nagu siin ka läbi käis eelnevalt, me oleme jõudnud juba oluliselt paremasse positsiooni, kui me olime võib-olla mõned aastad tagasi. Me oleme saanud targemaks, toimemehhanismid maailmas on muutunud, ohud on muutunud ja selles suhtes on väga hea, et ka meie suudame nendele paremini vastu seista. Jagan täiesti seda arvamust, et seadus või määrus ei seisa vastu mitte millelegi, et kui kindral Laidoneeri oleks omal ajal seganud riigikaitseseaduse puudumine, et osaleda vabadussõjas, siis oleks olnud väga halvasti. Õnneks ei läinud niimoodi. Kui me vaatame tänast õigusruumi, siis täna meil on hädaolukorra seadus, erakorralise seisukorra seadus ja riigikaitseseadus. 3 seadust ja 5 olukorda. Hädaolukord, eriolukord, erakorraline seisukord, kõrgendatud kaitsevalmidus ja sõja.
Nüüd, kui me läheme tagasi kuskil 7 aastat, siis oli meil ka 5 seadust. Täna on liigutud väga suur samm edasi ja Justiitsministeeriumis või Justiitsministeeriumi juhtimisel käib siis riigikaitseõiguse kodifitseerimine, mis ühelt poolt on selline tehniline protsess, aga teiselt poolt on see ääretult oluline, sest nagu hea kolleeg Kristjan mainis, on see lähenemine tegelikult tsiviil-militaarvaldkonnas järk-järguliselt toimunud. Seda ei ole võimalik muuta niimoodi väga kiiresti, see võtab aega, inimesed tahavad harjuda uue olukorraga. Aga me oleme jõudnud sellesse oluliselt lähemale, et meil ei ole enam eraldi hädaolukorra seadus ja eriolukorra seadus, on üks seadus, meil ei ole eraldi rahuaja riigikaitse seadus ja sõjaaja riigikaitse seadus, on üks riigikaitse seadus. Ja ma arvan, et vaadates meie ees seisvaid ohte, siis ongi hästi mõistlik, et me valmistume nendeks ohtudeks sarnaste maatriksitega, sarnaste plaanidega. Et me ei tee tavapärasest toimimisest erinevaid suuri juhtimisahelaid, vaid kastanit toob tulest välja see, kes igapäevaselt selle valdkonnaga tegeleb. Keegi ei võta midagi üle. Ei lähe ükski kindral, ei politseikindral ega kaitseväekindral haiglat juhtima, sideettevõttet juhtima kriisis. See on väga oluline roll Majandus-kommunikatsiooniministeeriumil, Sotsiaalministeeriumil, olla selleks valmis, mõelda need hetked läbi. Ja tegelikult, kui see hetk käes on, siis tegutseda. Et planeerimisest hädaolukorra lahendamise plaane juba mainiti. Siin võib küsida, et kas tänases ühiskonnas on mõistlik, et hädaolukorra lahendamise plaane teatud mahus kinnitab jätkuvalt valitsus, kas see tase ei ole liiga kõrge. Ma arvan, et Eesti kriiside lahendamise edu seisneb selles, kui madalal on meetmed, et sellest kriisist jagu saada. Ja võti on tegelikult järelkontroll. Järelkontroll valitsuse poolt, järelkontroll Riigikogu poolt, kas neid meetmeid rakendati õigesti. Ja kui ei rakendatud, siis nende meetmete kasutamine lõpetada. Sest kriis ei oota, kuna koguneb Riigikogu või kuna koguneb valitsus. Kriis areneb edasi. Ja võib-olla ma jagan kriisid tinglikult 2. Ühed on isetekkelised, on need siis looduskatastroofid, õnnetused, tehnogeensed, mingid muud õnnetused ja väga selgelt tahtlikult inimtekkelised. On see siis terrorismiakt või sõda. Et nendeks valmistumine on natuke erinev, aga väga palju elemente on tegelikult sarnased. Ja võib-olla sellest koostoimest on veel oluline märkida, et juba aastaid toimub riigikaitse arengukava planeerimine laiapindselt või ütleme siis kõike ministeeriumi hõlmavalt, kus asutuste koostöö on kindlasti jõudnud uuele tasemele. Nii vähemalt Siseministeeriumi haldusalas ma võin küll kinnitada, et meie koostöö Kaitseministeeriumiga ja Kaitseministeeriumi valdkonnaga oli varem hea, aga see on läinud veel paremaks. Ja ütleme, et selle laiapindse riigikaitse mõte, et riiki kaitseb kogu ühiskond kõikides oma segmentides, täpselt see, et keegi ei võta midagi üle, kõik me vastutame edasi oma vastutusvaldkonnas ja samamoodi pakume tuge Kaitseväele nende ees seisvate väljakutsete lahendamisel. Niisama pakub Kaitseväega tuge meile, meie ees seisvate väljakutsete lahendamisel. Ehk et Eesti väiksuse puhul on selline integreeritus
minu arust ainuvõimalik lahendus. Aitäh. Teie jutust ma siis noppisin välja riigi sellised funktsioonid, milleks on seadusandluse selgitamine, ühtlustamine, planeerimise funktsioon, asutuste vaheline koostöö ja võib-olla sellise sõnum ka teistele asutustele, et igaüks peaks läbi mõtlema oma tegevused. Ja veel üks mõte, mis siit läbi käis, oli see, et riigil on eelkõige selline järelevalve funktsioon ja siis kontrollida, kuidas erinevad asutused on siis neid vajalikke tegevusi teinud. Kas on veel mõni funktsioon või roll, mis on riigil? Et rääkida asjast natuke detailsemalt. Ja teine asi, kas meil on ka ressursse nende funktsioonide täitmiseks? Alustame Kordist. Aitäh, et see on, ma arvan, et sellel on nii-öelda 3 kihti, et esimene on kindlasti riigil koordineeriv roll, kusagil on kontrolliv roll, aga minu arust hästi tähtis on koostöö roll, et mina olen ka näinud aastate jooksul, kuidas oodatakse, et kas sinu eest lahendab probleemi õigusakt või infosüsteem. No ei lahenda. Ei lahenda neid probleeme ära. See koostöö, rääkimine, veendmine minu arust aitab väga hästi. Eesti ühiskond on täna selline ühiskond, kus kõik funktsioonid ei ole riigi käes. Riik ei paku sideteenust välja arvatud endale operatiivraadioside näol. Riik ei tooda tegelikult energiat, seda toodab aktsiaselts, kuigi ta on riigi omanduses, on ta ikkagi eraõiguslik. Hästi palju elutähtsad teenuseid või meie ühiskonna toimimiseks vajalikke teenuseid on erasektori käes. Kohalikud omavalitsused väga-väga suure kaaluga tegelikult ja seal sellise nagu sunni ja ülevalt ütlemisega, ma arvan, et ei ole õige läheneda. Ma arvan, et on väga mõistlik läheneda koostöös. Meil oli näiteks ka ministeeriumis üks diskussioon, et kui on vaja evakueerida inimesi, et kuidas riik peaks ütlema kohalikele omavalitsustele, et kui palju te peate vastu võtma ja päris palju oli seda suhtumist aeg-ajalt laua taga, et ega nad ju ei saa hakkama. Me arvan, et väga hästi saavad hakkama. Ma ei tea, kuidas peale haldusreformi see toimub. Ja me võime kiruda 20 aastat ametis olnud vallavanemat. Ta teab kõige paremini, mis võimekus tal on. Mitte mingi kahtlust ei ole. Et seda kontrollida. Tegelikult helistasin ühele tuttavale Lõuna-Eesti vallavanemale, niisugune väike vald, 2000 inimest. Nii-öelda ettepaneku järgi nende vastuvõtu maht olnuks kuskil 80 inimest. Ma küsisin, et kuule, kui ma sulle 200 inimest toon, kas sa paigutad ära? Mõtles natuke, ütles, et 3 nädalaks paigutan ära, siis tekib toidurahaga probleem. Nädalaks paigutan 400 ära. Ehk et meil ei ole mõtet alahinnata neid omavalitsusi. Tallinna linn paigutab ära iga 2 aasta tagant kogu laulu- ja tantsupeoliste rahva. Et tegelikult see kogemus on olemas. Kus suurem, kus väiksem. Ma ootan huviga haldusreformi järgset olukorda. Tõsi, kriisideks valmistumine on ehk see, millele ühinenud omavalitsused esmajärjekorras ei mõtle, aga fakt on see, et kui nad oma toimimise käima saavad, siis tahes või tahtmata liiguvad nad selle olukorrale järk-järgult lähemale, et olla valmis. Kindlasti on erinevus nii-öelda maaomavalitsustel ja sellistel linnalistel ja nende vastupanuvõimel, et selles suhtes see koostöö on minu arvates võtmekoht. Et käia ja rääkida. See, kui sa kirjutad seadusesse mingi kohustuse, seaduses on väga palju kohustusi, millest
väga paljudel tegelikult ei ole aimu, mida nad kõike peavad tegema. Kui sa ei ole ekspert selles valdkonnas, ega sa siis ei tea reeglina. Ja alati on hea, kui keegi tuleb ja ütleb, et kuule, tegelikult on selline asi, et ma selgitan sulle, et kuidas me koostöös saame siin edasi liikuda. Aitäh! Kristjan, Martin, on teil midagi lisada ja veel võib-olla see küsimus ka, et kui kohalikud omavalitsused on siiski väga erineva ressursibaasiga, et samas kõik need kriisid või hädaolukorrad, mis võivad neid puudutada, on üsna sarnased, et kui palju me siis neilt siiski ootame? Jaa, no see riigi rolli juurde tulles eelkorra. Asi, mis vist mitte kunagi ei ole piisav, on ühesõnaga riik peaks kõigepealt võtma riske ja selle põhjal määrama ressursse. Ehk siis nii nagu otsustatakse riigieelarves, millisele ministeeriumile kui palju vahendeid antakse millegi jaoks, siis täpselt see ongi riskide võtmine ja ressursside määramine. Nüüd, mis on puudu täna, on minu meelest selle kommunikeerimine ja see on see, mis ei ole mitte kunagi piisav. Ehk siis seda tuleb selgitada, öelda, me ei teegi sellist asja. Ja ma tean, et see on poliitikule äärmiselt ebapopulaarne öelda, me ei teegi. Me oleme rääkinud, ma ei tea, varjendite ehitamisest. Võime sellest lõpmatuseni rääkida, kas ehitada varjendid või mitte, aga tegelikult varjendite mitte ehitamine on riskide võtmine. Kas me peaksime sõjaväes arendama meditsiini, oma meditsiinipataljoni? Oleks küll väga tore asi, aga me võtame selle riski ja me jätame selle kõik tänaste haiglate peale. Mis tähendab seda, et kui puhkeb sõda ja haavatud sinna tulevad, siis kõik kopsupõletikud lähevad haiglast välja. Ja seda tuleks üsna selgelt selgitada inimestele. Ei ole populaarne, see ei ole esimese hooga vastuvõetav, aga täpselt nii me käitume. Vald peaks aru saama, et mingisuguste evakueeritud inimeste puhul tema esmaülesanne on anda nendele tuule- ja vihmavari, sest et ilma toiduta elab ta üsna pikalt. Esimene asi hakatakse kohe vaatama nii, kas tal on nädalaks ajaks toitu, kas tal on piisavalt palju informatsiooni televiisori näol, kas tal on internetiühendus ja kõik muud mugavused. Ja täpselt nii, nagu siin eespool räägiti, me oleme näinud seda lumetorm Moonika ja ma ei mäleta, mitu seda inimest seal ära evakueerisime ja kuskile vallamajja või koolimajja puhkama panime. Just. Aasta enne seda tegelikult oli üks teine lumetorm, kus oli, kas oli nüüd Kiilis või kus tantsupeolised, tantsijad jäid sinna koos oma vanematega lumevangi. Nad olid ka seal tunde, nad oleks võinud seal tegelikult olla ka päevi. Mitte midagi oleks juhtunud. Kuigi oli väga suur paanika, aga nende elud olid kaitstud sel hetkel. Ja just nimelt see on see rahuldav, see standard, mida valdade käest tuleks selgelt nõuda ja nendele see eesmärk püstitada ja öelda, rohkem ei ole vaja teha ka. Aga ma ütlen veel korra, kui me ütleme, et rohkem ei ole vaja, siis väga paljude inimeste jaoks elutähtis on see nutivärk ja kõik muud asjad, mis peavad olema raudselt ka tagatud. Aga siinkohal tuleb teha lihtsalt riigimehelikult väga selge otsus, kuigi ta on ebapopulaarne. Kristjan, soovid sa teada midagi? Pärast nii tarku kolleegi on raske midagi lisada, lihtsalt ma ütlen, ma olen ise enda jaoks mõelnud selle kuidagi valmidus sellise tsükli niimoodi välja, et meil peab olema, ja mõnedki teist saalist on seda kuulnud ka, et meil peab olema strateegiline selgus arusaam sellest, kus me oleme, kuhu me tahame minna, kuidas umbes. Meil peab olema õiguskeskkond sellele vastavalt kujundatud. Meil peab olema aus, siis osana sellest peab olema aus ohtude hindamine. Siis me peame tegelema oma võimete planeerimisega, mis juba läheb sinna samasse riskide võtmise kategooriasse, et ehk inimesed, laias laastus öeldes inimesed, vahendid, väljaõppe, organisatsioon ja siis peame tegelema selle sama operatiiv- või kriisi planeerimisega ja siis tsükli lõpetamiseks õppuste kaudu verifitseerima kõike seda, mida me oleme siin välja mõelnud ja planeerinud, ja kõigi selle juures, miks ma selle räägin praegu, siis riik peakski olema juhtimise ja ressursiga selle juures, aga selle sama ressursi osas tulebki võtta neid samu ausaid riske ja neid ka väga kommunikeerida. See viib selle juurde, et mida
mida inimesed peaksid ootama või millist informatsiooni saama riigilt. KOV-idest oli rohkem juttu, aga ka tõesti üksikindiviidid. Ja ma tean, et Margo Klaus seda elanikkonnakaitse rakkerühma juhtides on väga palju nendele küsimustele mõeldes, aga ma arvan, et meil üks lähtepunkt selle sama elanikkonnakaitse rakkerühma juures ongi olnud just see, et me peame nii riigina kui ka siis riigina endale ausalt tunnistama ja ka inimestele seda kommunikeerima, et väga võimalik, et on päris palju ebarealistlikke ootusi selles osas, mida üldse on sellise kõrge intensiivsusega kriisi käigus võimalik nii-öelda tavapäraselt vajalikuks peetavast võimaldada. Ja veelgi enam halb uudis, aga riik väga paljudes kohtades tegeleb tol hetkel mingisuguste raskemate asjadega ja väga palju on neid kohti, kus inimesed peavad tegelikult ise suutma hakkama saada. Ma arvan, et siin ongi oluline see, et nad teavad selle peale mõelda ette, et selle sama kriisi tekkides järsku ei ole see olukord, kus kõigil lõevad emotsioonid lakke ja järsku avastatakse, et ei tulegi mingisugust transporti järgi, ei olegi mingisugust sooja toitu alati kusagilt kellegi poolt jagatavana ja nii edasi. Aga kust läheb siis see piir sellise indiviidi kohuse või elanikkonna üksikisiku kohustuse ja riigi rolli vahel, et need ootused on tõesti väga erinevad ja eks see olegi siis kommunikatsiooni küsimus ka paljuski, ütleme hariduse või teadlikkuse tõstmise küsimus. Aga kui te saaksite siis nüüd öelda, kasutada seda võimalust, et kommunikeerida indiviidile, et mis on see, mida riik temalt ootab? Ma teen siis algust, et mida riik ootab. Seda on võib-olla niimoodi üheselt raske sõnastada, aga fakt on see, et suure tõenäosusega ei ole mitte selline relvastatud konflikt, asi, mis meid esimesena ähvardab, vaid sügisesed tormid, kus inimestel kaob elekter. Kurb asi on see, et elekter kaob tavaliselt siis ka poodidest ja tanklatest, mis tähendab, et ongi mõistlik hoida kodus teatud varusid. Ja just selle puhuks, nagu minister mainis, et mitte mullivett, vaid tavalist vett. Me oleme ühiskonnana tegelikult teinud väga palju enda haavatuse suurendamiseks, et kui Nõmmel maja liitub veevärgiga, siis tingimus on see, et tema oma kaev pitseeritakse kinni. Ehk et kui tsentraalvett ei ole, siis ta ka oma kaevust seda suure tõenäosusega kätte ei saa. Mäletatavasti üsna hiljuti, kuskil aasta tagasi läks fiksidet pakkuv Telia üle internetipõhisele telefonile. Et ei ole enam see, et kui elekter on ära, siis telefon töötab. Kui elekter on ära, ei tööta ka telefon. Helistada ei saa tavatelefoni pealt. Ehk et need sammud on seda sõltuvust kindlasti suurendanud ja ma arvan, et kuigi paanikaks põhjust ei ole, võiks kodus ikka üht-teist olemas olla, kas või selleks puhuks, kui lihtsalt ei viitsi poodi minna parasjagu. Et on midagi võtta või pood on kinni. Ja ma võib-olla toon siin näite, et ega inimeste selline valmisolek või hakkama saamise selline tase on hästi erinev ja kui me 7-8 aastat tagasi tegime ühe uuringu, mida siis inimesed teevad õnnetuste korral, siis jagunes tinglikult 3. Esimese kategooria moodustasid linnas elavad eestlased, kes helistavad 112 ja jäävad abi ootama. Teise kategooria moodustasid maal elavad eestlased, kes helistasid 112 ja haarasid ämbri, et tuld kustutada. Ja 3. kategooria moodustasid vene rahvusest inimesest, kes helistasid 112 ja siis helistasid sugulastele tuttavatele. Et selline jaotus. Me ei ole sama uuringut küll korranud, aga mingil määral võib see anda suhteliselt sama tulemuse.
sest see muster on päris universaalne. Nüüd, mida veel saab teha? Lisaks sellele, et sa mõtled enda peale, Päästeamet on teinud siin aastaid kampaaniat, et mõtle ka oma lähedase peale, et aita ka temal suitsuandurit kontrollida. Küsi, kas ka temal on kodus see vesi olemas juhuks, kui seda kraanist ei tule. Et see sama huvi tundmine oma ligimese vastu on ka kindlasti see, mis meid aitab. Ega selline jaotus ju riik, kodanikuühiskond, inimesed, see on hästi tinglik tegelikult. Et lõppkokkuvõttes sõltub kõik sellest, kui hästi saavad hakkama meie üksikud inimesed, suure tõenäosusega nii hästi saab kogu ühiskond hakkama. Et selles suhtes on oluline selle peale mõelda, mitte üldse paaniliselt, et ega need, kes elavad ahjuküttega majas, ei hakka puid varuma jõulude ajal ilmselt talveks. See oleks väga rumal. Sa ikkagi tood need suvel ära, et sul oleks mida sinna ahju panna. Et see sama mõttemis, ma arvan, et on hästi oluline, et mõelda korraks ette. Kristjan? See esimene küsimus vist oli umbes see, et mida võiks oodata riigilt, et tegelikult kindral Herem mingi nagu nii-öelda vihje enne tegelikult andis, et sisuliselt keegi kino ja muud meelelahutust looma ei hakka sel ajal, kui kriis on, keegi trummide ja vasunatega ringi käi, eks. Tuleb esmalt see miinimumina tuleb tagada see, et inimesed lihtsalt kas või küll ebamugavalt, aga kusagile kogunenuna oleksid selle sama katuse all ja soojas ja võib-olla saaksid ka midagi hamba alla. Et kui hädaolukorra seaduse rakendusaktidesse läks tegelikult KOV-i kohustusena sisse just selline, see oli vist 5% elanikkonnast, kelle iga KOV-i lõikes peaks siis olema valmidus erakorraliselt peavarju pakkuda ja varustada selle kõige minimaalsemaga, mis on vajalik selleks, et inimesed ükskõik, kas selle probleemi põhjustajaks on inimene, loodus, kuri inimene, loll inimene, et need inimesed lihtsalt ilma ja kõige tõttu ära ei kustuks. See ongi see miinimum, millele peab esmalt keskenduma. Martin, mida Kaitsevägi ootab kodanikult? Lisaks sellele, et meil on muidugi ajateenistusel põhinev riigikaitsesüsteem ja me loodame, et kui kutsutakse inimesed, toimub mobilisatsioon või mõni muu selline sõjaline tegevus, et nad siis teavad oma rolli, kes on selle ajateenistuse läbinud. Aga mis on tavakodanikul, tavainimesel, elanikul, mis on see ootus või mida nad peaksid siis oskama või tegema? Seda on päris palju küsitud, aga mida mina siis teen? Ma ei ole ju nii vana veel, näiteks 47 või. Ma ju tahaksin ka põhimõtteliselt, kui me räägime sellest sõjalist riigikaitsest, siis kõik need, kes püssiga peaksid minema riiki kaitsma, peavad olema sellest täna juba teadlikud. Ehk siis, kui teil vastavat paberit või korraldust ei ole, siis te peaksite jätkama sellega, millega te tegelete täna, või millega teil on mõnest teisest ametkonnast ette nähtud tegeleda, olgu see kas või vabatahtlik organisatsioon, alates Eestimaa Looduse Fondist kuni Kaitseliiduni välja. Ja see ongi kõige tähtsam võib-olla, mida riigil jääb puudu, ma ei teagi, mis see riik on, aga mida riigil jääb puudu ühiskonnalt on tihtipeale selline usaldus, et kui on mingisugune plaan tehtud, siis kodanikud peaksid usaldama seda plaani. Meil paratamatult on ikkagi nii palju ise spetsialiste ja võimekaid inimesi, kes sõltumata sellest, et neile öeldakse,
ärge minge sinna randa neid asju vaatama, siis pärast on ta hädas ja selle peale kulub kohutavalt palju ressurssi, mis võiks olla kuskile mujale pandud. Ja niisamuti on ka teiste kriiside ajal. Et tuleks riigi plaani usaldada, mis ei tähenda muidugi, et üksikisik ei tohiks olla sinna kaasatud või kuulda võetud. Selge, et siin kõlas siis uudishimu, et sa tead, umbes sa saad aru, et sul on roll inimesena, ühiskonna liikmena panustada turvalisusesse ja enda turvalisuse tagamisse, aga kust ikkagi inimene peaks aru saama või teada saama, et mis on see plaan? Et mis on see, ütleme, kriis ju koosneb erinevatest etappidest, on selline ettevalmistuv, siis on arenduv, siis lõpus, ütleme, ta eskaleerub mingi võib-olla konkreetse ohuni, kui me ei räägi terrorismist näiteks. Aga kust üks tavaelanik siis peaks selle info saama ja kas me räägime siis näiteks koolides niisuguse vastava õppeaine või õppekava sisse toomisest või millest siis jutt on? Kristjan, palun. Siin seal teadlikkusel on kindlasti väga palju erinevaid tasandeid ja loomulikult on ka erinevatel inimestel erinevad arvamused ja huvid, aga punkt üks, nii nagu ka kindral kõrval ütles, eks, kui inimesel on ette nähtud vahetu roll sõjalise riigikaitse elluviimisel, siis see teadmine tänaseks päevaks on selle kaudu ikkagi tekkinud, et inimesel on teada antud tema koht nii-öelda struktuuris, ta peab teadma seda, kuhu mis tingimustel ta peab liikuma ja nii edasi. Et kellel seda ei ole ja paljudel siin saalis ei ole seda, siis tuleb arvestada, et ka see on osa plaanist. Ja igaüks võiks arvestada just sellega, et olgugi, et ühel hetkel võib tunduda, et kusagil on olukord väga kibe ja on tahtmine seal midagi teha, siis näiteks, ma ei tea, olles telija mingisugune tehnik, siis tegelikult võib-olla see, et ta teeb just nimelt sellel kriitilisel hetkel oma tööd, seda tööd, mida oma unikaalsete oskustega võib-olla tema oskab paremini kui keegi teine riigis, ta tegelikult seda tööd tehes täidab otseselt riigi julgeolekule, riigi kaitsele, rahva turvalisusele vajalikku rolli. Nii et see on nagu oluline silmas pidada. Nüüd rääkides nagu laiemalt selline üldine teadlikkus võib-olla sellest, kuidas kriisi valmistada, milline võiks kellegi roll olla, ja õppeainest rääkides, et siin jällegi kindlasti Margo saab mõtetest rääkida täpsemalt või kommenteerida selle elanikkonnakaitse rakkerühma mõtete baasil. Aga jah, esiteks meil on riigikaitseõpetus koolides olemas, mis minu kogemuses vähemalt neile, kes seda kursust on võtnud, on andnud tegelikult oluliselt juurde kui olulist juurde kvaliteeti teavitatud kodanikuna ja on olnud siis juttu sellest, et sellesse õppesse põimida veelgi rohkem sellist just nimelt elanikkonnakaitse alast informatsiooni selleks, et inimestel oleks parem teadmine ka nendest rollidest. Üks asi veel, mis ma tahaksin rõhutada sellest, mis puudutab nii teavitamist kui seda inimeste osalemist riigikaitses, et üks laiapõhjalise riigikaitse nii-öelda sammastest on ka tsiviilühiskonna toetus riigikaitse ja tsiviiltoetuse ja selle all on siis silmas peetud muuhulgas lepingutega sõjalise riigikaitse toetamist ja tagamist, aga ka sundkoormisi. Ja sundkoormised on nüüd kindlasti üks valdkond, kus meil oli aastaid tegelikult täielik vaakum, aga nüüd viimasel aasta-poolteist
on juba oluline edasiliikumine olnud ja on nagu konkreetne kava sellega veelgi edasi liikuda. Ehk teema, mis kindlasti ühiskonnas tekitab ka kergeid selliseid laineid, et oota, kuidas siis nii, et mingisugune eraomanduses olev ressurss, et kuidas seda on nüüd järsku võimalik ära võtta ja panna Kaitseväe toetuseks või Kaitseväe käsutusse, siis ma arvan, et inimesed võiksid seda vaadata just ka sedapidi, et see on tegelikult nende võimalus panustada ka vahetult riigikaitsesse. Ja see on olukorras, kus me räägime olukordadest, mis me loodame, et mitte kunagi ei toimu, aga kui see toimub, siis me teame, et ka meie panus on juba ette teada. See ei puuduta mitte ainult näiteks transpordivahendeid, vaid see järjest enam kindlasti hakkab puudutama ka näiteks teatud teenuste tagamist ja muid selliseid valdkondi, mis moodsate kriiside lahendamise puhul on vajalikud. Ja tegelikult plaanide teadasaamise kohta öeldi kõik ära, et osadest plaanidest ei saagi mitte kunagi teada, isegi nende olemasolu mitte. Nüüd võib juhtuda niimoodi, et inimene saab ka rahuajal teada oma edasisest päevaplaanist, minnes mõnest sündmuskohalt mööda ja päästetööde juht võib teda ka kohustada täna labida kätte võtma ja panustama ühiskonna turvalisusesse. Nii et eks neid kihte on erinevaid, aga ma arvan, et planeerimine on Eestis läinud ka järjest paremaks ja detailsemaks, mis on toonud kaasa natuke ka sellise ootuse, et kui me teeme nagu hea plaani, siis me saame seda kriisis järgida. Et tegelikult see üldse nii ei pruugi olla, et ka siin ennem kaaspanelistid mainisid, et tegelikult sul plaani tegemise üks hästi oluline osa, harjutuse osa on see, et sa oled nii-öelda kuivas trennis selles olukorras juba olnud, sa oled selle asja peale mõelnud. Nüüd inimeste roll veel sellest teadasaamisel, ma arvan, et ega need asjad, millest me täna siin oleme rääkinud, et tasub mõelda, kuidas sa saad hakkama ilma, et sul elektrit on, see on ka osa plaanist, mille igaüks võib korraks läbi mõelda, et ka see, et me koolides räägime riigikaitseõpetuse tundides, me räägime ka näiteks tulevikus võib-olla rohkem tsiviilkriisidest nendes tundides. Et ma arvan, et võib-olla sellise eraldi õppedistsipliini sisseseadmine, kui sa seda küsid, et ei ole võib-olla mõistlik, arvestades just seda, millest me ka täna rääkinud oleme, et rohkem integreerida neid kahte valdkonda. Aga kindlasti on hästi oluline sellest rääkida, sellest teadvustada. Ja ma võib-olla toon sisse veel ühe sellise nurga, et jah, meil on olemas ajateenistus, mille läbib umbes pool poistest. Tsiviilajateenistus või alternatiivteenistus on see, mis ma kindlasti ära tahan mainida, sest ma näen, et ühiskonna tugeval toimimisel on sellel väga suur roll ja riigid, kes seda rakendavad, Norra, Sveits, Austria, Iisrael, on sellel väga palju positiivseid näiteid. Et tänane olukord on Eestis selline, et Eestis on alternatiivteenistuses vähem inimesi, kui Iisraeli alternatiivteenistuses on pimedaid inimesi. Et minu arust on see nagu suhteliselt mõtlema panev fakt, et tegelikult su füüsiline puue ei sega sind osalemast riigikaitsest, kui sa seda tahad. Neil ei ole kohustus seda teha, nad tahavad seda teha. Ja ma arvan, et see on väga märgiline. Martin, kas sa tahtsid lisada midagi? Jaa, teadmisvajadus end eest ootavast ja end ümbritsevast viimaste uuringute kohaselt on inimese esmavajadus.
ja sellega on nii, et seda on peaaegu et võimatu mõne inimese puhul nagu rahuldada ja täita. Et ükskõik kui palju neid plaane ka ei näita, siis ikka jääb puudu. Aga on teatud kohad, kus ABC kindlasti peab saama. See on kool oma ühiskonnaõpetuse ja riigikaitseõpetusega. Me võime ju vaielda, kas peaks olema mingi kriisi käitumise teadmik, nagu Leedus välja anti. Samas nende sisusid ikkagi, seda sisulist osa on saada erinevates meediates. Võib-olla mitte piisavalt kontsentreeritult ja mitte vilunud inimene ei saa seda kohe kätte. Aga on veel 2 kohta. Esiteks, ametkondadel on oma kriisikommunikatsiooniplaanid, mis sel hetkel peaksid rakendama. Aga nagu ma ütlesin, et ka siis, kui mina kõrvalt vaatan, et on väga hästi kommunikeeritud, siis ühiskonnast hiljem ikka kuuled, et mitte midagi ei teadnud sellest. Ja on veel üks asi, kus saab teada plaanide kohta. See on osalemine nende plaanide koostamisel, nagu siin eespool öeldi, aga ka nende plaanide ellu rakendamisel. Ühiskond peaks, kuna meil tegelikult Eestis on väga soodne pinnas talgutegevusele, siis kõik need vabatahtlikud organisatsioonid tegelikult on üks suur talguvärk. Et osalemine veel korra ükskõik millises vabatahtlikus organisatsioonis, olgu see Looduse fond või priitahtlikud päästjad, abipolitseinikud, Kaitseliit, selles osalemine kindla peale annab aimu mitte ainult plaanidest, aga ka ressurssidest ja võimalustest, kuidas üldse neid asju lahendada. No, üks asi on muidugi selline, nagu sa mainisid, mõningane lõputu teadmisvajadus mõningatel juhtudel ja et seda ei saagi rahuldada, aga teine asi on ka see, et iga selline juhise andmine, ütleme, kui me koolides räägime rohkem kas või riigikaitse õppe raames, ka tsiviilkaitsest, sellistest ülesannetest, tekib ka selline teatud ohutunnetusega seotud efekt, et inimesetel tekib küsimus, et miks me sellest nüüd täna räägime, et kas midagi on juhtumas, kas täna on olukord kuidagi kehvem, kui see oli eile, et kas me peaksime seda kuidagi tähele panema, seda arvestama oma kommunikatsioonis või meie jaoks on siiski olulisem see, et me peame nii-öelda pihta hakkama sellega, et inimesed erinevas vanusastmes saavad üldise teadmise sellest, et kuidas erinevates hädaolukordades käituda või kuidas me peaksime sellise nii-öelda paanikakartuse tekitamise või aspekti käsitlema. Püüan vastata, et ma arvan, et ega ju külm pea ja loogiline mõtlemine on ka üldiselt inimestele omale, mitte massile, aga üksikinimestele ja ma arvan, et see on kindlasti üks selline hetk kriisides, kus peaks mõtlema, et kas sa paned ennast ohtu, kas sa muutud abiandjast abivajajaks, ehk et kas sa neid sündmusi tegelikult kunstlikult ei loo juurde, kui niigi on ressurssi vähe. See on kindlasti minu arvates ääretult oluline. Nüüd selle teadasaamise või ka kommunikatsiooniga, siis minu kogemus ütleb seda, et kui sul on mingisugune kriis, ükskõik mis tüüpi ta siis on, ja sa ise tead ja need inimesed teavad, kes sellega tegelevad, et tehakse parajasti head, tegeletakse inimeste aitamisega, selle kriisi lahendamisega, aga seda ei kommunikeerita, siis tegelikult see ei paista välja ja inimestel tekib hirm, et tegelikult keegi ei tegele. Et ütleme niimoodi, et ühelt poolt tõesti, et mingit infonälga sa ei jõua rahuldada, aga sellise info pidev jagamine on ääretult vajalik ja koordineeritud info jagamine. Ja tänapäeval eks kõikides kanalites, mis vähegi, kus inimesed on, et ega noorem põlvkond väga palju sellist klassikalist meediat ei vaatagi, et ikka see, kus on inimesed, see on see koht, kus seda infot jagada.
ja noh, tee seda siis perioodiliselt või siis, kui olukord muutub, noh siis kindlasti. Et see pidev pildisolek on minu arust ääretult vajalik, sest mul on olnud juhtumeid, kus sa tead, et haldusala asutus tegeleb selle probleemiga parimal võimalikul moel, mul on mingit kahtlust, aga meedias ei paista see välja ja ütleme nii, et see, kuidas see pöördub tagasi, pöördub sellena, et inimesi ei aidata, inimestest ei hoolita. Et sellel kriisi hetkel ma arvan, et ei ole infot kunagi liiga palju. Martin, soovid? Jaa, ma tõstan natukese elevust ka. Üks hea näide paar aastat tagasi. Üks TV-kanal tegi ühe dokumentaalsaate Kui homme algab sõda. Ja mina saan aru, et ehk siis räägiti seal, mis saab siis, kui tuleb sõda. Ja ma saan aru, et riigi ametkondade esindajad ei tahtnud sinna minna, et see ei taha paanikat külvata. Minu andmetel järgmisel päeval, ma ei mäleta, kas see oli Kanepis ja Otepääl osteti poed tangainetest tühjaks. Täiesti mõttetu paanika ju, mida oleks saanud ära hoida. Ma arvan, et peab rääkima. Ja alati tuleb öelda, et me varume küttepuid ka ju üks suvi enne, mitte pool aastat enne. Et seda tuleb lihtsalt selgitada, muud ei midagi. Üks kommunikatsiooni aspekt, millest me võiksime rääkida, on kriisiaegse meedia sellise kuvandi loomine või meediakeskkonna kujundamine. Et kui Prantsuse president Emmanuel Macron käis Tallinnas digisummitil ja küberturvalisusest rääkides mainis, et küberturvalisuse osa on ka vastuhakk propagandarünnakutele ja lisas veel, et parim kaitse propaganda vastu on tugev ajakirjandus, siis küsimus on, et mida üks demokraatlik riik, kes hindab arvamuste paljusust, olukorras, kus meil ei ole võib-olla veel sellist väga selget vastast, meil samas on näha, et teatud meediakanalid aktiviseeruvad, toimub selline paanika õhutamine või siis üleskutsed kaitsetahte õõnestamiseks, et mis on üldse riigi võimalus sellises olukorras tegutseda või mida saab riik siin teha, et oma sõnum jääks kõlama, et seda paanikat ei tekiks, kas me üldse saame midagi teha? Kristjan, palun. Kaua meil aega on? Kevadeni. Õnneks kevadeni aega ei ole, õnneks kevadeni ka ei saaks rääkida, sest ma ei pea ennast selle valdkonna eksperdiks küll. Aga mida ma tahaks öelda on see, et nii nagu ka sellest viidatud Macroni ütlusest muidugi võis järeldada. Aga et kindlasti igasugune kriisiks valmisolek selles valdkonnas tähendab täpselt samamoodi nagu muudeski valdkonnades seda, et see tegelikult see suur töö peab olema tehtud ära või selleks eeldused, et kriisis hakkama saada, selleks eeldused peavad olema loodud ja tekkinud ammu enne, kui see kriis meie lähedale jõuab. Kui kriisi ajal järsku avastada, et nüüd on meil keskkond selline või nüüd on mingisugused uudised teistsugused, siis tõenäoliselt me olemegi üksi oma selle probleemiga, et ega ma ei ole sel teemal küll suhteliselt palju viimaste aastate jooksul erinevaid arutelusid ja näinuna või kuulnuna ja erinevaid mõttepabereid lugenuna ei ole ma veel tuvastanud sellist hõbekuuli, aga tõenäoliselt see
võti on ikkagi selles, et olla ka riigi poolt infot jagades selle kohta, mida riik vast teab ja teeb, peab olema empaatiline, peab olema arusaadav, läbipaistev ja olema teinud just piisavalt ka tööd selleks, et seda informatsiooni, mis on inimestel oluline kätte saada, kas või ühel hetkel võib-olla sellesama mingisuguse elanikkonna kaitse puudutava tegevuse kohta või siis lihtsalt selle kohta, mida ühel või teisel hetkel mõni ametiasutus on hinnanud või kavatseb mingisuguses olukorras teha. Selle kohta peavad olema need info andmise kanalid ja protseduurid piisavalt hästi sisse töötatud, et siis, kui see jama käes on, siis ei teki küsimust nagu sellest, milline allikas see tegelikult seda adekvaatset informatsiooni võiks jagada. Ja see küsimus, et kvaliteetne ajakirjandus ja kriitilise lugemisoskusega elanikkond, ma arvan, et sellest võib lõputult rääkida. Mu enda arvamus on see, et keskmine Eesti elanik on selles mõttes tegelikult suhteliselt heas seisus võib-olla mõnede kaaskannatajatega kusagil mõnes muus riigis. Samas, kui ma näen need igasuguste nõiasaadete ja muude saadete ja muu sellise ajakirjanduse vohamist, siis ma ei tea, kui pikalt seda olukorda meil jätkub. Küsimus Erkile, et kui me näeme teatud olukorras, et Eesti meediaruumis toimub selline väga aktiivne sisevaenlase loomine, otsimine, et mida me siis saame teha, kas me saame midagi teha? Kuigi meil on mingid protseduurid paigas, meil on läbimõeldud sõnumid, et mis on siis see meie riigi võimalus? Ja, eks me iga päev teeme selle nimel tööd, et igasuguseid lõhestajaid ja muid selliseid väärinfo edastajaid Eestist või ka siis lavalt eemal hoida. On see siis inimeste musta nimekirja panek ja neid mitte Eestisse lasta või muud meetodid. On selge, et meediat piirata saab ainult erakorralise seisukorra ajal, juhul kui valitsus on selleks volituse andnud, et muul moel sa seda telekanalit väga kinni keerata ei saa. Nüüd, mis puudutab seda eelnevat või valmistumist, siis nagu meil siin ennem kommunikatsioonist tuli juttu, et räägi sellel hetkel ise, sest kui sina ei räägi, räägib keegi teine. Meedia ei jää tühjaks, keegi peab seal olema. Ja kui võtta seda, kes peaks rääkima, siis inimesed usaldavad eriti kriisis vormi. Kui vaadata Eestis vormikandjaid organisatsioone, siis nende usaldusväärsus on Eestis kõige suurem. Eks Päästeametil 97%, mis on selles mõttes halb uudis, et see saab ainult langeda. Politseil 86%, Kaitseväel suhteliselt samas sektoris, Häirekeskusel samas sektoris. Et see on nagu hästi oluline see moment, et kes räägib. Ajakirjandusel, kui vaadata nagu uudiseid teinekord, et samas üleriigilise levikuga ajalehes ja selle veebiversioonis on üks artikkel, kus Riia Novosti on, või ütleme nüüd on, või Riia Novosti või varasema nimega ka Itar Tass, praegune Tass, siis on Kremli käepikendus ja edastab libauudiseid. Ja siis järgmise artikli juures on tõlke uudis sellest samast Tassist, mis on ilmselgelt on näha, et see on kallutatud uudis, nagu Ukraina konflikti ajal näiteks oli. Siis see ei ole nagu väga mõistlik käitumine.
et sa võtad nagu ilma allika kriitikata tegelikult üle selle lihtsalt selle sõnumi. See on väga jabur. Või panna uudisele alla nii-öelda liikuvat pilti katteplaanina, ütleme nii, et tasub ikkagi mõelda, millist katteplaani sa kasutad, et kas mingi Vene sõjaväeõppuse propagandakaadrid on kõige parem iseloomustamaks Venemaa seisukohta NATO baaside rajamisest Eestisse. Et tasub mõelda, et millist sõnumit sa annad, sest see jutt võib täitsa vabalt inimesel kõrvust mööda minna, mis diktor räägib, küll aga ei lähe see katteplaan tal kuhugi mööda. Et kes räägib, mida räägib ja kuidas räägib. Lisaks me kohe jõuame küsimusteni üks hetk, et siis lisaks ootustele elanikkonnale on meil ka veel ootused kvaliteetsele ajakirjandusele. Aga Martin, soovid sul midagi lisada või me anname nüüd võimaluse küsida? Palun küsima. Kaarel Haav. Mul on küsimus, mis seostub just selle psühholoogilise kaitsega ja riigi ja kodanike osa kohta. Siin oli kooliharidusest suhteliselt vähe juttu, et kui me räägime nendest riigikaitse kursusest, õpikutest, ühiskonnaõpetusest, ajaloost, siis nendes ainetes on tegelikult võimalik nendest probleemidest rääkida küll, aga küsimus on selle kvaliteedis. Meil on teada integratsiooni uurimustest, et näiteks suhtumine, Vene elanikkonna, Vene noorte suhtumine Eesti okupeerimisse Stalini poolt 1940. aastal, umbes pooled õpilased avalikult väidavad, et nemad ei usu seda, et toimus sotsialistlik revolutsioon ja nii edasi, ja see tendents ei ole vähenev, vaid pigem suurenev. Nii et teiste sõnadega meil on küll olemas siis selline Eesti probleemide teaduslik käsitlemine, kuid selle mõju Vene noortele on täiesti ebapiisav. Ja on nüüd konkreetne küsimus seoses selle sama riigikaitseõpikuga, ma olen tuttav sellega, selle sõja ajalooline käsitlus on üsna mahukas ja väga suurepärane, aga psühholoogiline käsitlus on äärmiselt primitiivne, koroonupatriotistlik, mis muidugi on piisav Eesti patriootidele, kuid mitte nendele, kes on nagu Vene informatsiooni mõju väljas. Ja küsimus ongi, et riigi osa peaks olema nüüd, et kuidas nüüd Eesti patrioodid ka Vene elanikkonna osas peaksid suhtlema siis nende venelastega, kes on rohkem siis nagu Vene meedia mõju all ja tagama siis nende positiivse suhtumise. Umbes 10% teatavasti on aktiivsed Eesti vaenlased, mitte rohkem, ja nendega pole ilmselt võimalik tegeleda, parem mitte ennast vihastada või konflikte tekitada. Kolmandik on täiesti lojaalsed, nendega polegi probleeme, aga ülejäänud pool on sellised, kes siis vajavad suhtlemist ja küsimus ongi, et kuidas nad peaksid siis suhtlema, ütleme venelasega, selle sama 40 aasta küsimuses või siis 2007. aasta Tõnismäe rahutuste küsimuses. Et senine poliitika ei ole andnud efektiivseid tulemusi, haridusministeerium, integratsiooni sihtasutus, kultuuriministeerium ei ole soovinud neid probleeme piisavalt käsitleda, et õpilastel ja inimestel oleks materjali, kuidas siis suhelda lojaalsete, normaalsete venelastega ja muuta siis nende hoiakud ka nendes küsimustes. Kristjan, äkki proovid? Või äkki proovid? Aitäh, et väga hea küsimus ja mina olen kindlasti agressiivsema integratsiooni pooldaja, kui võib-olla see on tänasel päeval toimunud ja ma jagan täiesti seda arvamust, et nendega, kes juba on oma hoiaku kujundanud ja avalikult vaenulikud, nendega ei tegele mitte migratsiooni sihtasutus, vaid teised organisatsioonid. Nüüd, mis puudutab, et kuidas kallutada inimesi nii-öelda selle riigi poole, kus nad elavad. Ma arvan, et see sama laiapindsus ei ole mitte ainult riigi kaitsmisel,
vaid kõikides aspektides, et riigi julgeoleku pikk perspektiiv ei ole mingi sise- või kaitseministeeriumi asi. Seal on ka väga suur roll, nagu te mainisite, haridusministeeriumil, kultuuriministeeriumil ja selle läbi ka koolidel. Et kas või selleni välja, et tasuks korraks mõelda, et kui mõistlik on veel 26 aastat peale iseseisvuse taastamist omada 2 paralleelset haridussüsteemi. Kui mõistlik see on, kui jätkusuutlik see on. Et selles suhtes ma usun, et need diskussioonid seisavad meil ikkagi lähiajal ees, mitte 26 aasta pärast, kui on veel üks põlvkond tegelikult lõpetanud paralleelsüsteemi. Aitäh! Üks küsimus. Käsi oli seal tagapool keskel. Esimesena üle. Tere, Jaako Kull, reservohvitser, vabatahtlik. Ma olen nüüd mitmes kord siin, mitmes kord, 3. või kord umbes äkki. Tänan sellise kokkusaamise eest. Tundub samasugune nagu eelmine kord olevat, aga see on sissejuhatuseks öeldud. Lühike jutt, kuna 11 saab kell varsti. Erki Koork küll sellest juba rääkis. Ja ma tänan ka eelmist küsimust ausalt öeldes, eelmise küsimuse esitajate vastust. Ja tänan ka Erki Koort selle vastuse eest, see läks ka minu vastusega kokku. Nüüd tuleb minu küsimus, mis on võib-olla retooriline. Tundub, et jälle Erki Koorti poolde, sellepärast tema sellest rääkis. Aga rääkimata on, millest ma ka eelmine kord, kustus ära, ei kustunud. Eelmine kord ma küsisin sama küsimuse, et mitmeid kriise nimetatakse ja loetakse üles. Mina eelmine kord küsisin, aga me ei räägi hingelis vaimsest kriisist, täpselt mitte eriti suurt, ehk ääriveeri oleme täna rääkinud. Ja nüüd Erki Koort rääkis, et meil on kriisid on tahtelised või isetekkelised. Ma küsiksin, kas ma väidan, et Eesti ühiskonnas on ka suurel või vähemal määral hingelis vaimne kriis olemas, eksisteerimas, et kas selline kriis on praegu isetekkeline või siis tahteline ehk inimeste poolt tekitatud. Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et eks ta hingeline kriis on kindlasti mõlemat pidi. Et ta on nii isetekkeline kui ka väga palju väliste mõjurite poolt tekitatud. Nüüd, kas sellega peaks tegelema? Jah, muidugi peaks tegelema. Kas meil on selle üheks indikaatoriks võib lugeda kas või enesetappude arvu? Kas meil on liiga palju enesetappe? Jah, meil on liiga palju enesetappe. Et see kindlasti ei ole asi, mida tohiks ignoreerida. Enesetappudes hukkub meil rohkem inimesi aasta jooksul või sureb, kui liikluses, tules ja uppumises kokku. Nii et see on kindlasti väga-väga oluline. Me oleme tulnud nendest numbritest, nii nagu kõikidest vägivaldsetest surmadest alla. Kui 90-ndatel oli see number üle 600, siis täna on ta kuskil 200 piiri peal, aga ta on ilmselgelt liiga kõrge ühele endast lugupidavale riigile ja ühiskonnale. Nii et ma arvan, et see on kindlasti asi, millega tuleb tegeleda. Me ei saa enam küsimusi võtta, sest aeg sai läbi. Aitäh kõigile, aitäh esinejatele, aitäh küsijatele. Nüüd on siis kohvipaus.